kogumispäevik. Tere kogumispäeviku kuulajad, minu nimi on Mari-Liis Jääger ja täna ma alustan natuke teistmoodi, nii nagu Ivo Tšetõrkin alustab oma rännusaadet Reispass, kus ta siis räägib mingit situatsiooni. Ja ma ka siis kujustan teie ette ühe situatsiooni. On märtsikuu, väljas on selline veidi külm, lumine ja olen lennujaamas Tallinn-Riia lennu peal, et siis Riiast edasi minna Madeirale. Ja kõik tundub plaanipärane, kui äkki saad teada, et on vaja ikkagi seda jäätõrjet teha lennukil, mis muudab loomulikult Riia lennujaamas ühelt lennule teisele minemise väga pingeliseks. Ja mäletan hetke, kus siis maandusime Riias nii, et samal ajal hakkas lõppema Madeira lennule boarding. Suure jooksuga jõudsin lennukile, olin rõõmus, et jess, sain peale. Ja hetk hiljem maabus minu kõrvale üks teine naisterahvas, Eva, seljakotid seljast ära ja nii ma saingi tuttavaks Evaga, kes siis läks ka esimest korda Madeirale. Ja kogu selle lennu vältel siis me suutsime lobiseda ja Eva inspireeris mind väga, nii et me lõpuks ka Madeiral veetsime mõned päevad koos. Aga mida ta teeb ja mis mind inspireeris, sellest saab Eva Johanna Lepik kohe ka teile rääkida. Tere, Eva! Tere, Mari-Liis! Et kuidas sina mäletad seda hetke? Mina mäletan seda, et me tormasime sinna lennule, istusime maha ja see hetk, kui me hakkasime rääkima, ma ei mäleta isegi, mis see esimene teema meil oli, millest me rääkima hakkasime. Ma tundsin kohest sidet sinuga ja ma mäletan, et ma mõtlesin, et issand, ma veel valisin selle istekoha vabatahtlikult sinna kõrvale. Mõtlesin, et see oli vist mingi märk, et ma pidin täna sinu kõrval istuma, sest kogu see lend me rääkisime nii palju, kogu maailma asjadest, meil jutt nii hästi klappis, meie iseloomud klappis ja mõtlesin, et okei, see oli vist mingi elumärk, et ma pidin siin täna tundma õppima. ja me ju kohtusime Madeiral ka veel mitu korda pärast seda lendu. Sa aitasid minul natukene minu tööd teha. Said natukene näha seda telgitagust poolt, mida teised ei näe. Ja meil oli koos väga-väga tore. Täiesti nõus sinuga ja kui ma sinuga kohtusin ja kõike seda kuulsin, mida sa teed ja kuidas sa teed, siis ma võtaks võib-olla kokku selle sõnadega, et sa oled teinud endale unistuste elu või seda unistuste elu täide viinud, et paljud inimesed mõtlevad, et tahaks reisida, rohkem reisida ja keegi võiks selle nii-öelda kinni maksta, ehk see töö võiks olla seotud reisimisega, aga ma tean paljusid inimesed, kes reisivad tööalaselt ja nad võib-olla kordagi ei jõua ka sellist, ma ei tea, sealt nendest konverentsiruumidest välja, et sinul on see nii selline meeldiv pool, kui kogu see asi kõik kokku pandud. Aga räägime kuulajatele ka, et mis on, mida sa täna teed? Jah, see on hea algus, sest see on asi, mida Eestis väga palju ei ole, Euroopas üldse see on suhteliselt vähe tuntud ja see tuleb rohkem USA ja Kanada poolt. Selle asja nimi on inglise keeles Adventure Elopement. Elopement tähendab siis kahekesti abiellumist ilma külalisteta ja see adventure, see seikluspool seal juures tähendab seda, et see ei ole lihtsalt perekonnaseisuametis registreerimas käimine ja pärast võib-olla kusagile õhtusöögile minek, vaid me teeme sellest ühe täispika seiklusliku päeva. Vahepeal on ka see mitmepäevane pulm ja me läheme kusagile looduskaunitesse kohtadesse. Enamasti siis minu töö on Itaalias, tookord sina nägid mind Madeiral. Taimaal olen samuti käinud seda pulma läbi viimas. Ja me läheme siis loodusesse, tõotused teeme kusagil näiteks mäetipus, mägede vaadetega kohtades, võib-olla matkame sinna kottpimedes pealampidega, me käime võib-olla mingistes restoranides söömas, avastame linnasid, oleme natukene nagu turistid, samas teeme nagu pulmariietuses pilte erinevates kohtades, paadisõidud, helikopterilennud, kuumahupallilennud mägedes, you name it. Sellel ei ole piire, mida kõike teha saab ja see on hästi teistsugune teenus,
väga äge teenus ja ma ütleks tõesti, et see on maailma kõige ägedam töö fotograafina sellistes kohtades pildistada ja selliseid pulmi ka korraldada. Et see on tõesti üli-üliäge. Ja mis mind hämmastas oli ka see, et sa oled nüüd seda teinud, ütleme, paar aastat. Ja 1,5 aastat selle niši peal olen olnud, jah. Ja ma küsisingi, et kas sa oled eelnevalt tegelenud fotograafiaga või käinud hästi palju matkamas, et sul selline nagu mõte tuli ja vastus oli? Fotograafiaga olin tegelenud 4 aastat enne seda ja eks siis fotograafina ma ei olnud nagu uus ja matkata mul on alati meeldinud, looduses käia on alati meeldinud, küll aga ma ei ole seda teinud nii palju, kui ma tahaks teha. Ja siis nüüd minu töö kombineerib need mõlemad, et ma saan nii matkata ja reisida, mida mulle väga meeldib teha, kui siis ka pildistada, mida mul samuti väga meeldib teha ja teha seda väga võimsate vaadetega kohtades. Ja meie kuulajad on aeg-ajalt öelnud, et ma kutsun muudkui stuudiosse väga tuntuid inimesi ja veel muide Tallinnast on ju, et seekord siis Eeva on meil Lähtelt pärit ja võib-olla räägime sellest ka, et kuidas sa sinna jõudsid, sest enne seda sa tegelesid hoopis teise alaga ja võib-olla see pöördepunkt tuli siis, kui lapsed sündisid, et räägi natuke sellest ka. Jaa, enne seda ma töötasin projektijuhi või tooteomanikuna IT-ettevõtetes. Olen õppinud Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ettevõtlus- ja projektijuhtimist, ehk siis ma tegelikult töötasin alal, mida ma ka õppisin, mis oli hästi tore. Ja kui ma jäin siis esimese lapsega rasedaks, siis ma teadsin koheselt, et ma tahan midagi muud laste kõrvalt endale juurde. Ma armastan oma lapsi väga-väga palju, aga ma ütlen ausalt, mina ei ole see ema, kes suudaks olla 24/7 lastega kodus, ma läheksin hulluks. Ma vajan enda mingit muud väljundit, mis ei ole absoluutselt seotud perega ega igapäevase logistikaga. Et minu vaimne tervis oleks väga hea tasemel, sest ma leian, et kui minu vaimne tervis on korras, siis on ka kogu pere võidab sellest, nii lapsed kui ka abikaasa, eks ole. Ja siis ma hakkasin silmi lahti hoidma, et mida ma saaksin teha laste kõrvalt enda vaimse tervise heaks ja ka võib-olla lisaraha teenimiseks. Ja kui ma siis olin padurase, käisin Tallinnas pildistamas stuudios, sest see oli ainus koht Eestis, kus ma leidsin, et tehakse seda sorti pilte, mida mina stuudios tahtsin. Siis ma mõtlesin, et issand, kui tobe, miks ma pean selleks Tallinnasse sõitma, kui ma elan Tartu kandis, et stuudio ülespanek ei tohiks ju nii raske olla, natukene guugeldasin, kuidas see nagu välja võiks näha. Ja siis mõtlesin, et okei, ma siis proovin äkki fotograafias kätt. Pole kunagi varem sellega tegelenud, aga võiks ju proovida. Pole oskus ju, mis mööda külge maha jookseb. Ja ostsin siis endale koju stuudio selle paberi, stanged, valgustid ja mingi 300 eurose taaskasutatud kaamera ja hakkasin siis sõprade peal kätt proovima. Tegin raseda pilte teistest rasedatest, kes minuga beebigrupis olid ja kui nemad ära sünnitasid, siis me tegime beebigrupis nagu beebidest pilte ja nii ta hakkas sealt jooksma ja siis tulid perepildid, paaripildid ja nii edasi. Kuni siis lõpuks kasvaski sellest täitsa äri välja. Ja kui ma siis jäin uuesti rasedaks, tuli teine tütar, siis ma sain aru, et ma mõtlesin niimoodi, et kui ma mitte kunagi oma elus tööd ei peaks tegema, et ma olen rahaliselt niivõrd kindlustatud, mida ma siis igapäevaselt teeksin. Ja ma mõtlesin, et automaatselt tuli kohe minu süda ütles kohe, et ma tegeleksin ikka fotograafiaga, sest mulle tõesti väga meeldib see, mis ma teen. Aga siis ma ei mõtlema, kuidas ma nüüd ehitan sellest üles äri, mis ka rahaliselt piisavalt sisse toob ja kus ma ei tööta ennast üle, et kuidas seda nagu ehitada üles niimoodi, et minu pereelu ka jääb toimima selle kõige kõrvalt ja ma ei põle läbi ja ma saan, et kui sa oled üle töötanud, siis ma ütleks fotograafina see on väga riskantne, sest fotograafia nõuab väga palju loovust, kohalolekut ja see oli üks kindel kriteerium, et ma ei taha üle töötada. Ja siis ma hakkasin silmi kõrvu lahti hoidma, et kuidas seda teha, kuulasin erinevaid podcaste, põhiliselt just USA Kanada poole pealt, fotograafiaalaseid, ettevõtlusalaseid
ja siis üks kord kuulsin ühte podcasti episoodi, kus käis rääkimas Megan McPhail, kes rääkis siis adventure elopement itest, tema on siis adventure elopement fotograaf USA-s ja ta rääkis, kuidas nad käivad siis looduskaunites kohtades pulmi läbi viimas, kuidas see korralduslikult välja näeb fotograafia mõttes, mis see kõik tähendab. Ja nii kui ma seda episoodi kuulsin, mul oli, no nii, ma leidsin, nüüd ma tean. See on täpselt see, mis ma tahan teha, see seob kõik asjad, mida ma otsin fotograafina, mida ma otsin elus, kõik see seikluslikkus, looduses viibimine, reisimine, see ühendab kõik need asjad ja sellele lisaks veel siis seesama Megan, tal on oma mastermind programm, kus ta õpetab siis, kuidas ehitada üles seda ärilist poolt selle niši teenuse taga, nii et sa saaksid siis hakata pulma eest küsima 5,000+ eurot või rohkemgi. Ja nii kui ma seda kuulsin, võtsin temaga kohe ühendust ja võtsin siis tema selle mastermindi programmi endale, mis kestis 9 kuud. Selle jooksul ehitasin üles kõik selle äripoole ja natukene ka portfooliot ja sain kodulehed valmis, kõik reklaamindus, kõik asjad. Ehk siis selleks hetkeks, kui mu teise lapsega vanemahüvitis läbi sai, oli mul toimiv ettevõte selles nišivaldkonnas juba olemas. Ja nii ta läks. Väga äge. Kas küsin ka rahalise poole pealt, et kui kallis see programm oli ja kui palju sul oli üldse vaja, et kõike seda, ma ei tea, ostsid sa võib-olla tehnikat veel juurde või jah, räägi seda poolt. Jah, need äri alustamise kulud olid omajagu suured. See mastermind programm eurodest on umbes äkki 6500, oli vähemalt tollel hetkel. 6500 eurot siis 9 kuu eest. Iga kuiselt siis maksin oma vanema hüvitisest seda nii palju, kui mul oli võimalik. Ja ülejäänud osa vanema hüvitisest läks puhtalt nende reisikulude jaoks, mis mul tuli ära katta, sest mul oli vaja portfooliot üles ehitada, mis tähendas, ma pidin käima Itaalia vahet neid asju juba pildistamas, et näidata, millised need pildid mul välja näevad, mis kohtades ma üldse käin, et kliendid saaksid ennast nendel piltidel kujutleda, iseennast sinna piltidele panna. Ja see nõudis päris suuri summasid kokku, aga lisaks sellele mastermindile ma võtsin ka maailma tipptegijatelt, fotograafidelt fotograafialase kursuse, mis on samuti konkreetselt selle niši põhiline või selle põhine, kuidas siis teha nagu storytellingut, kuidas need pildid oleksid võimalikult ägeda kvaliteediga, sest kui sa pildistad täispikka päeva, see on väga erinev ütleme tavapulmast või peresessioonist, kus sul on mingi kindel aeg, millal sa pildistad. Seal me räägime tõesti kell 4 hommikul enne päikese tõusu, sa juba pildistad kott pimedas. Kas sa tead, kuidas seda teha fotograafina või kuidas pildistada udus, tuules, lauspäikese käes, vilus, kott pimedas. Tõesti, seal on väga palju erinevaid ilmastikutingimisi, mis sulle ette tulevad, olles mägedes või kusagil looduses ja sa pead oskama kõiges hakkama saada. Ja selle nagu programmi ma siis võtsin ka veel juurde, et ma olen kokku kindlasti üle 10 000 euro pannud puhtalt hariduse alla. Aga ma tänaseks ütleksin, et see on kõike seda väärt olnud, sest see on ärikiirendi. Ma oleksin võinud proovida vabalt ise seda kõik üles ehitada, aga see oleks mul kindlasti võtnud, ma arvan, et 5 aastat, 6-7 aastat ja ma kindlasti ei oleks jõudnud ka selle aja jooksul selle kvaliteedini, mis mul täna on, selle premium luksustaseme klientuurini, kes mul täna on ja kui ma võtan, et tänaseks minu, mis on 1,5 aastat olen sellega tegelenud, siis minu üks booking on 5-kohaline summa tänaseks, mis tähendab, et ühe bookinguga ma olen tasa teinud kõik enda sisendkulud ärisse. Ma arvan, et sealt sa said just ka selle teadmise, kuidas küsida ikkagi sellist vastavat hinda, mis on ka sobilik sulle, mis kataks ka need sinu kulud ja sul oleks ka kasum, et sa ei peaks kogu aeg ka tööd tegema. Et ma tean, et sa täna oled juba sättinud või räägi ise, millise graafikuga sa töötad? Minu graafik on küllaltki paindlik ja natukene ka paindumatu, eks see sõltub olukorrast. Enamasti siis proovime pulmi korraldada hooaja väliselt, ehk siis mitte sellel tipphooajal. Näiteks juuli-august, mis on Itaalias
ütleme ausalt, väga ülerahvastatud ja ka kuumalaine aeg, siis ma ei tee seal tööd. Juuli-august on ka Eestis normaalsed ilmad, et siis ma olen kodus oma perega. Ja ehk siis aprill, mai, juuni on väga tihedad ja siis september, oktoober on väga tihedad ja siis kogu see talveperiood on võib-olla üksikud talvepulmad Dolomiitides, aga suures plaanis sellel ajal ma olen kodus, töötan vaba graafiku alusel kodukontorist ja planeerin neid pulmasid, veendun, et kõik pulmad oleksid järje peal oma korralduslikus pooles ja leian siis ka uusi kliente sellel ajal. Kogu see turundus, sotsiaalmeediatöö, kõik need asjad toimuvad siis kodukontorist vaba graafiku alusel. Ja see on ülimõnus 2 lapse kõrvalt, et kui nemad peaksid haigeks jääma või mis iganes, ma saan nendega olla kodus, sest mu töömaht ei ole tõesti nii suur. Ja see oli ka minu üks eesmärkides, ma pigem võtan vastu vähem kliente, mul on kuni 20 pulma aastas aga tänu sellele ma saan anda igale kliendile siis kõvasti personaalsemat lähenemist, palju rohkem aega, tähelepanu ja see on ka see, mille eest nad siis mulle tänaseks maksavad. Ja väga palju tööd sa teed enne ära, et see, kui sa nii-öelda kohale lähed, et siis sa juba tead enam-vähem, kuhu sa lähed, mida sa teed, mis minu jaoks oli hästi üllatav, et Madeira puhul ka, sa ei olnud ise ka enne seal varem olnud ja sa läksidki natukene varem, lendasid, et nende kohtadega tutvuda, kõik need rajad läbi käia ja nii me seal rändasime teedel ja vahva oli see, et sul oli alati see ligi 10 kilo kaaluv kott seljas ja sa tegid nendega väga palju kükke selle kotiga, on ju, et selleks, et teha neid pilte, et see oli väga kihvt. Aga kas sa tänaseks, kas sa teed nagu üksi või sa oled mingeid asju ostad sisse ka või et kuhu sa selle nagu piirid tõmbad, et kas kõike teha ise või siis mingis osas võtta, ma ei tea, osta teenust näiteks? Mina ostan siis 2 teenust, mul on väga hea raamatupidaja ja see on asi, mida ma kõigile soovitan, et eriti minu nišiteenuse puhul, mis hõlmab väga palju rahvusvahelist reisimist, lähetusi ja ongi just rahvusvahelist igasugust paberimajandust, et siis raamatupidaja on asi, mille arvelt ma ei oleks nõus järeleandmisi tegema. Raamatupidaja on üks ja teine on, mul on sotsiaalmeedia assistent, kes siis teeb minu eest Instagrami postitusi, need lähevad ka siis edasi TikToki ja tema teeb ka Pinteresti ja blogisid, et tulevikus ma Google'ile nii palju maksma ei peaks enam, hetkel ma turundan ennast põhiliselt Google Ads'iga, et USA ja Kanada poole peal välja tulla otsingutes, aga et tulevikus siis ma orgaaniliselt juba jõuaksin sinna kodulehele või sinna, minu koduleht jõuaks esimesele Google'i avalehele orgaaniliselt, et ma ei peaks nii palju enam maksma. See nõuab väga palju SEO tööd, pidevat tööd ja seda teeb siis tema minu eest. No täna väga palju ju tõesti kasutatakse ka AI-d, ka teisi, mitte ainult Google'it, on ju. Et kuidas sa seal plaanid välja tulla või mida sa teed selleks, et sa oleksid seal number 1? AI otsingutes või? Yeah. AI põhineb ikkagi ju samamoodi otsingumootoritel, mida tema sealt leiab ja kui ma Google'is välja tulen, siis ma suure tõenäosusega tulen ka seal. Ehk siis väga palju infot tuleb ise välja panna blogipostituste näol, et näidata nii Google'ile kui ka AI-le, et sa oled selle ala professionaal, sa tead, millest sa räägid, sul on kogemusi ja kui see hakkab sinu kodulehe ja sotsiaalmeedia kaudu ja blogipostituste kaudu välja tulema, siis hakkad sa ka üks hetk otsingutes paremini välja tulema. Võib-olla kuulajat huvitab ka, et kui tihti sa pead seda tegema, kõike neid postitusi, on see siis blogipostitus või ma ei tea, mingitest nendest jälle pulmadest pilt üles panema? Google tahaks, et sa ikkagi pigem, see ei pea olema 2 või 4 või 6 blogi iga kuu, ta tahab, et see oleks konstantne. Ehk siis, kui sa teed pidevalt 2 postitus kuus, siis jätka selles tempos, siis ta saab aru, et sa oled ikkagi tegev, vahepeal kodulehe uuendusi teha, mina panen ka pärast iga pulma jälle uusi pilte kodulehele üles, Google saab aru, sa tegutsed, sa värskendad oma infot ja see aitab. Et hetkel me teeme umbes 2 blogipostitust kuus ja siis selle põhjal tuleb igasugused Instagrami postitusi ja sisusid sinna juurde. Aga kui palju sa neid umbes teed või sinu abiline teeb? Meil on umbes 10 postitust, mis ta teeb iga kuu. Et see ei tähenda seda, et sa iga päev pead midagi üles panema, on ju, et jällegi see järjepidevus on ju. Just,
just paar korda nädalas, et oled kogu aeg inimestel meeles, et sa eksisteerid, sa teed tööd, sa näitad oma portfooliot, sa jagad seda abistavat infot, mida paarid otsivad ja siis jah, hetkel teen mina ise neid pildipostitusi, aga järgmisest kuust ma delegeerin ka need talle üle. Et võimalikult palju enda käest ära anda neid asju, mida mina otseselt ei pea tegema, et mul jääks rohkem aega pere jaoks, sest sotsiaalmeedia võtab väga palju aega ära, kui neid postitusi tahta seal teha järjepidevalt ja ma pigem leian, et ma maksan sellele ühele inimesele, kelle töö on need minu pealt ära võtta, minu elu kergemaks teha, kui see, et ma ise proovin sellega toime tulla, kuigi ma tean tänase elutempo ja laste kõrvalt ma ei jõua olla järjepidev. Jah. Kus sul need kliendid siiani on olnud, et kas pigem ongi sealt USA-st, Kanadast või on ka Eestist huvilisi, kes tahavad sellist ägedat pulma endale? Esimesel aastal, kui ma portfooliot üles ehitasin, siis ma otsisin endale Eestist inimesi, kes tahaksid tulla ja esimesel aastal olid mul Eesti kliendid ja sealt edasi nüüd kõik on USA ja Kanada. Mul on sellel aastal kokku 2 Eesti paari ja ülejäänud on kõik USA ja Kanada. Kuidas nad ikkagi sind üles leiavad või miks nad valivad sind, et mis see sinu võib-olla tugevus või erilisus on, sest ma arvan, või ma ei tea, räägi, kui palju sul selliseid konkurente üldse maailmas on või ka Eestis, kas sa tead, kui palju sarnaseid, kes teevad midagi sellist? Ma tean, et Eestis on üks härrasmees, kes teeb vist sarnast teenust Islandil. Ma ei ole temaga kontaktis olnud, aga ma tean, et ma olen temast kuulnud, aga ma ei tea, et Eestis väga palju kedagi teist oleks. Maailmas on selle teenuse pakkujaid, enamik on USA-s, Kanadas, sest see on see kant, kus adventure elopement on juba teema. See on asi, see on üha populaarsemaks muutuv teenus. Euroopa poole pealt on veel natukene tagaplaanil, aga ma usun, et siin paari aasta jooksul see jõuab ka siia üha rohkem, sest see on väga eriline viis, kuidas pulmi veeta. Kõik paarid ei taha olla tähelepanu keskpunktis tervet täis pikka päeva ja ega kulutada sadu tuhandeid, USAs me räägime, pulmad on ääretult kallid, sadu tuhandeid teiste lõbustamiseks, kui sa sama raha eest või kõvasti vähema eest isegi saaksid teha üliägeda mitmenädalase reisi Itaalias, abilluda seal ja teha ka puhkusereisi sellest 2 ühes. Ehk siis jah. Kuidas need minuni jõuavad, ongi siis Google'i otsingute kaudu põhiliselt. Ma tulen Google'i otsingutes välja, kui nad otsivad näiteks Itaalias kahekesti abiellumist. Sealt leiavad nad mu kodulehe, kui sealt leiavad seda, mis neid kõnetab, siis nad võtavad minuga ühendust ja siis me teeme kõned, räägime, vaatame, kas meil iseloomud ja väärtused klapivad ja kui need asjad on ka paigas, siis tulebki booking ja siis juba korraldame pulma. Siis see töö alles mõnes mõttes hakkab, on ju, et sa ei tee lihtsalt, et me lähme kohale, teeme mõned pildid seal, et räägi natukene veel sellest telgitagusest ka, et mida see kõike hõlmab. Ja see on tavapärasest fotograafiast hästi kaugel. Et see fotograafia on üks väike osa tegelikult sellest, mis ma kõike teen. Kui me hakkame planeerima, siis kõigepealt tuleb selline online research või kõigepealt väga palju veebipõhiselt proovin aru saada sellest asukohast. Kui ma seal varem käinud, on lihtsam. Kui on uus asukoht, siis tuleb teha põhjalikum eeltöö, et kust suunast tuleb päike, mis asukohtadesse saab minna, mis kell päike, mis nuki taha täpselt läheb, et sa teaksid ajastada, mis kell sa seal mäe otsas olema pead, sest näiteks kui sa googleldad, mis hetkel Dolomites Braiese järve juures päike loojub, ta ütleb sulle kell, ma ei tea, 8 õhtul, aga kuna see on orus, siis tegelikult loojub kell 6. Kui sa seda ei tea, lähed sinna liiga hilja kohale, saad kott pimedas. Et selliseid asju juhtuks, siis see eeltöö peab olema päris põhjalik. Igasugused load, kas sa pead kusagil pildistamiseks saama mingi eriloa mõnes kohas, näiteks Como järve ääres villades on sul vaja fotograafia luba ja nii edasi. See on päris suur eeltöö, mis tuleb nagu ära teha ja vajadusel tuleb siis ka teha nendele teenusepakkujatele maksed selle eest, et me saaksime mingisugused eriload ja nii edasi. Ja droonidega ka, ma mäletan, et igas kohas ei tohi droonidega lennata, just nimelt, just. See on üks asi veel, mida mõelda, et droon on mul samuti olemas, et igas kohas seda lihtsalt ei tohi lennutada ja seda tuleks siis austada, leian mina.
Ja siis koha peale minnes see, mida ka sina siis minuga koos läbi tegid, oli location scouting, ehk siis ma eeltööna leian mingisugused asukohad, kuhu võiks minna, me paneme üldise plaani paika, me paneme varuplaanid paika ja kui see on koht, kus ma varem ei ole käinud, siis ma kindlasti veendun, et ma olen seal paar päeva varem kohal ja ma käin need füüsiliselt ise läbi, et siis veenduda, mis see päris konditsioon seal nüüd on, sest veebis võib olla aegunud info, seal võib olla valeinfo ja seal võib olla nii palju inimesi, et see lihtsalt ei ole loogiline, et me pulmapäeval sinna läheme, sest me enamasti tahame privaatsust. Ja siis tähendabki, et me lähme käime need rajad läbi, sina käisid minuga matkaradasid läbi et vaadata, kui raske on see matkarada, kas see on pruutkleidist tehtav, sest see võib ka ju piiranguid ette panna, kas sa saad selle matkata, kui palju seal on inimesi, mis hetkel siis see päike loojub, kust suunast see valgus täpsemalt tuleb ja tutvuda nende konditsioonidega enne pulmapäeva. Ja vahepeal tõesti juhtub, et siis tulebki plaanid ümber mängida, kui sa näed reaalsuses, et okei, ma ei saa siia pruutpaari tuua. Et mul on olnud üks matk näiteks, kus ma käisin ja mul oli samamoodi üks teine naisterahvas oli minuga kaasas, kellega ma olin hiljuti tutvunud. Ja mõtlesime, et väga äge matk ja siis vaatasime All Trailsis, kus see rada läheb, ronisime lõpuks üles 4 käpukil. Me olime põhimõtteliselt surnud selle raja lõpuks, kui me sinna tippu jõudsime, täiesti lõpp, vaade oli küll mega, aga pruutpaari sai vii sellisesse olukorda. Okei, selle võib välistada. Et selliseid asju väga tihti sa netist ei leia, sa peadki ise päriselt need asjad läbi tegema enne. Pluss siis see, et vahel ju ilm muutub, et oled plaaninud, et võt sellel päeval teeme ja siis vaatad, et täis laussadu või tohutu tuul on ju. Jah, seda võib. Et hea, kui on selline võimalus nagu valida ühte või teist päeva seal kohal olles, aga tihti seda pole võimalik või ongi mitu päeva sadu, on ju? Ja just, et see ilm mängib kindlasti suurt rolli, vahepeal ongi siis vaja jooksvalt plaanid ümber mängida. Et kui on tõesti kas või mingine ohtlik konditsioon, näiteks dolomiitides sa ei lähe mägedesse, kui on äike. See on eluohtlik, sa ei lähe sinna füüsilise pilve sisse, mis tekitab äikest. See on eluohtlik. Üks asi näiteks, mida väga palju teised fotograafid USA-st tulles ei tea. Kui sa ei ole kohalik, sa ei tea seda, et näiteks juulis-augustis kuumalained tekitavad dolomiitides pärastlõunal äikesetorme. See on normaalne nähtus seal tegelikult. Aga kui sa teda ei tea, viid pruutpaari sinna mägedesse, see on väga halb situatsioon. Aga jah, see, mis sa enne küsisid ka, mis mind eristab, on siis üks näiteks nendest asjadest on see, et mul on ka buffer day, ehk siis lisapäev, et kui tõesti ilm peaks olema väga kehv, me saame kasutada järgnevat päeva, ma ei lähe koju veel. Ma olen seal olemas nende jaoks, me saame asjad ümber mängida, et just eelmine kuu Sardiinias kasutasimegi seda ära, sest pidi sadama terve päeva ja olema suht selline tormine ilm ja ma teadsin, et pruudikleit on sellisest tal raskest materjalist, ehk kui see märjaks saab, siis on ikka päris raske liikuda, see läheb väga raskeks ja nagu rõskeks ja sul hakkab külm, et meil oli plaani tõesti terve päeva väljas olla. Siis me kasutasime seda varupäeva ja tänu sellele me saime väga-väga ideaalsed fotograafia tingimused, oli selline ühtlane pilves ilm, soe, kerge tuul, aga ei olnud vihma, mitte tilkagi ei tulnud päeva jooksul, me saime oma paadireisi ära teha, mis tegelikult oleks muidu ära jäänud ja me nägime mere peal delfiine, kes tulid ja ujusid täpselt meie paadi kõrval, mida me võib-olla eelneval päeval ei oleks näinud, on ju, et kuidagi nagu loksus kõik paika tänu sellele, et me saime seda varupäeva kasutada. Et see kindlasti on üks asi, mida kliendid hindavad, et seal on nagu natukene paindlikkust, et kui tõesti ilm peaks olema väga kehv, sest sa kunagi ei tea aasta või poolteist ette, et ja ma mäletan, et kui tavainimene mõtleb, et päike võiks paista, on ju, siis sinu oli see, et ei, laus päike on nii halb, on ju, et pigem nagu sa praegu ütlesid, et pilvealune on ju, et said väga palju paremalt teha pilte siis. Ja pilv ühtlustab selle valguse ära ja siis on pildi kvaliteet lihtsalt kõvasti parem. Ma ei ütleks, et lauspäikesega ei saa pildistada, kindlasti saab. Just Toskaanas 2 nädalat tagasi oli 33 kraadi terve päev, lauspäike, väga ägedad pildid, aga lihtsalt sa pead teadma siis ka, kuidas ka oma kaamerad niimoodi seadistada, kuidas neid poseerida niimoodi, et ei tekiks neid tugevad varjusid näos, mis otsene päikesevalgus tekitab, et pildi kvaliteet oleks ka hiljem siis ikkagi tasemel. Et neid asju tuleb siis teada. Ja lisaks sa teed ka siis nii-öelda võtad kõik need mured pruutpaarilt ära, et kõik see, ma ei tea, meik, lilled, tordid, kuhu sööma, ma ei tea, kõik need mõtted on ju, käid ideid välja, mida kõike seal teha.
ja siis ma tean, et kui te ka kohale jõuate, siis te ka veel räägite üle, et vot selline plaan on ju, et kuidas tundub, kas tahate veel midagi muuta. Ja. Et hästi selline tailor-made. Ja see on veel üks asi, mis mind teistest teenusepakkujatest eristab, et teistele ettevõtjatele ka ma ütlen siin, tehke julged asju nii, nagu te näete, et on õigem teie klientuuri jaoks, et mina sain üsna kiiresti aru, et minu kliendid tahavad rohkem abi, et kui me võtame selle Adventure Elopement niši teenuse, siis standard nii-öelda pakett fotograafidelt on see, et nad annavad sulle soovitusi jumestaja osas või floristi osas, kes teeks sulle pruudikimbu või kus sa saaksid tordi aga nad eeldavad, et pruutpaar sealt ise võtab kõik üle, et nad broneerivad, nad koordineerivad neid teenusepakkujaid, et nad maksavad neile ise, aga nähes, kui palju stressi see tegelikult pruutpaaridele tekitab, sellise asja korraldamine, olles ise teisel pool ookeani ja ajavahega ja teha neid rahvusvaheliseid makseid, see oli natukene kurb mu jaoks ja siis mõtlesin, et aga miks ma ei võiks seda ise pakkuda, ma olen ju hariduse projektijuht, pulmakorraldus, puhas projektijuhtimine. Miks ma ei võiks seda enda peale võtta. Tegin kiired juriidilised kontrolli, kas ma võin selliseid asju teha, kas on nagu juriidiliselt kõik okei ja võib küll. ja siis kõik asjad, mida ma juriidiliselt võin üle võtta, ehk siis kõik asjad, mis on seotud pulmapäeva korraldusega, ongi teiste teenuste pakkujate broneerimine, nende maksed pruutpaari nimel, neid asju ma võin teha ja need ma siis olen otsustanud ka üle võtta. Ja ma olen üks väheseid pakkujaid terve maailma peale, kes sellises mahus pulmakorraldus, fotograafia teenust pakub selles nišis ja see on see, mis mind eristab. See on see, miks kliendid mind valivad, üks põhilisi põhjuseid, et ma võtan nendelt lihtsalt niivõrd palju üle. Et nende töö on lihtsalt leida endale riided, sõrmused, tulla kohale ja nautida ja pulmapäeval nad ei pea millegi pärast muretsema, nemad ei pea kirjutama jumestajale, missugusest uksest sisse saab majja, ma ei taha, et nad telefoni isegi kätte võtaks. See kogu suhtlus on minu kanda, nemad peavad lihtsalt nautima, olema hetkes ja kõik muu on minu kanda. Sisuliselt sa teed kõike seda üksinda. Jah. Et kodus niimoodi mõtled ja ma näen kohe su silmis on siis sära, nii uus projekt, nii äge, ma kohe tahan, aga see on nii äge. Aga see ongi nii äge ja mulle väga meeldib see, et see töö pakub niivõrd palju varieeruvust. Mitte ükski pruutpaar ei ole samasugune, mitte ükski asukoht ei ole samasugune ja isegi kui ma käin ühes ja samas asukohas erinevates ilmastikutingimustes, see koht võib näha välja absoluutselt teistsugune ja see annab sulle niivõrd palju varieeruvust ja kui ma mõtlen oma tulevastele pulmadele, nad on kõik nii erinevad ja see on nii põnev, et mul ei teki seda rutiini, jälle see koht või ma ei viitsi äkki seda pulma teha ikkagi. Absoluutselt mitte. Sellist mõtet ei ole isegi pähe tulnud, et kõik on nii unikaalsed, need on nii ägedad, nii erinevad ja ma nagu hindan seda varieeruvust, mida see mulle pakub. Ja sa ise oled ka hästi nagu paindlik ja mulle tundub, et see peabki see loomuomadus seal olema, kui sa sellist asja teed, et mäletan ka, et saatsin ühe pildi, et kuule, siin võiks võib-olla õhtul mingi väikse pikniku nendega teha, et tegelikult sa kasutasidki seda võimalust. Ja me läksimegi õhtul sellesse kohta, kus sina mulle pildi saatsid, sest täiesti jooksvalt me võib-olla mängimegi asju ümber, sest vastavalt ilmale, vastavalt tujudele, vahepeal tõesti lihtsalt sa tunned, et ma täna ikkagi ei jaksa rohkem, et nüüd tahaks maha istuda ja see on täiesti okei. Sest sa kunagi ei tea selliseid asju planeerimisstaadiumis ette ja inimese iseloomud on erinevad ja see, kuidas me reageerime sellele pulmapäevale, see on emotsionaalne päev. Mõnele, ma proovin seda teha alati nii stressivabaks kui võimalik, aga võib-olla ikkagi keegi tunneb mingit pinget ja soovib asju ümber mängida ja see on täiesti okei. Jah, et pruutpaarist lähtuvalt ja ma mäletan see sama kelgutamine, et pidite minema kelgutama sinna ja samamoodi saba oli nii pikk, et otsustasid, et ei tee seda lihtsalt. Ja siis mängisime ka asjad ümber. Kas on mingi selline põnev seik olnud, või kõige ekstreemsem, mis te olete kas ümber mänginud või ma ei tea, või pruutpaar pole kohale tulnud või jõudnud või? Sellist asja õnneks ei ole olnud, et kedagi ei oleks kohale tulnud või teenusepakkuja oleks mitte kohale tulnud. Nad küll maksavad ette on ju mingis osas või et sa teed ju mingid broneeringud või see läheb kõik nii-öelda sinu? Pulmapäevaks on minule täis raha ära makstud. Kogu teenuste eest pluss kõikide teenusepakkujate eest, et need rahad on enne pulma juba minule laekunud. Ehk siis kui nad tõesti ei peaks kohale ilmuma, siis on see nende valik. Siis on nende valik ja seda raha nad siis enam tagasi ei saa, sest mina olen juba ju kohale läinud ja ettevalmistusi teinud ja see töömaht, mis seal enne on ikkagi päris suur. Et seda õnneks selliseid asju ei ole ette tulnud.
küll aga on olnud üks naljakas lugu ühe kuuma õhupallilennuga, kus me pidime siis minema varahommikul mägedesse ja kuuma õhupallilennuga on niimoodi, et natukene tuult on hea. Liiga tuulevaikne on halb, liiga suur tuul on halb, et ta peaks olema siuke, vahepealne. Ja tollel hommikul oli väga vaikne tuul, aga me otsustasime teenusepakkujaga, no me ikkagi proovime siis. Laisime siis selle kuuma õhupalli õhku täis, pruutpaar läks sisse, tõusid õhku. Me olime sellises pikas orus, me olime ühes oru otsas, et siis õhk hakkaks meid kandma nagu teisele poole oru otsa. Ja siis tuul muutis suunda. See väike tuul, mis oli, see muutis suunda ja hakkas kuuma õhupalli kandma vales suunas ja meil tuli seal vastu, siis oli linn ja sealt tuli kõrge mägi. Ehk siis sa ei saa edasi enam. Ja siis see piloot pidi tegema hädamaandumise keset linna väikeses autoparklas. See oli lihtsalt nii naljakas. Mina ja videograaf olime siis natukene eemal, me jäädvustasime seda drooniga, me lendasime drooniga seal kõrval. Me mõtlesime, et ta teeb linna kohal lihtsalt mingiseid naljasid, et natuke lähme allapoole, natuke ülespoole ja siis piloot helistas, et kuulge, tulge nüüd siis siia, me hakkame maanduma. Ja see lend kestiski 10 minutit. Ja kuidas pruutpaar reageeris selle? Oi, me naersime selle üle nii palju. Et see on see hetk, kus sa lihtsalt võtad antud olukorras parima ja me ei saanud mitte midagi teha. See ilm ei ole meist sõltuv. Me ei saa mitte midagi parata. Ja tegelikult see oli väga naljakas ja siis me saime seal kuuma õhupalli sees pilte teha, siis kui ta ära maandub, ta on ikkagi küllalt kõhku täis, siis saab sinna sisse kõndima minna. Tegime seal pilte ja videokaadreid ning siis teenusepakkuja viis meid ühte vahvasse kohta põllu peal, see oli ilus aas, kena vana selline kirik seal kõrval ja siis seal me tegime väikese pikniku ja tseremoonia ja eks siis me asendasime selle jälle järgneva tegevusega selle sama aja, mis me muidu oleksime olnud seal õhus. Kui nüüd mõni kuulaja mõtleb, et tahaks ka sellist pulma endale, et kui kaua peaks seda ette planeerima ja mida see nõuab siis pruutpaarilt? Tegelikult sellise pulma korraldamine käib üsna kiiresti. Ehk siis kui keegi ütleb mulle, et ta tahaks juulis-augustis selle ära teha vabalt. Tänan. Sa ütlesid juulis-augustis ei ole hea teha, kui sa tahad Euroopas teha. Eestis võib. Eestis võib, jah. Sa teed Eestis ka pulmasid selliseid? Siiani ei ole teinud. Hetkel olen ikkagi olnud seal Itaalia ja muu maailma peal, aga kui keegi väga tahab Eestis sellist asja läbi viia, siis miks mitte? Et Eestis on ka väga ägedaid kohtasid, minu üks lemmikumaid kohtasid on varahommikune raba, kus see päike tõuseb ja kõik läheb kuldseks ja need väikesed rabajärvekesed, see on hästi ilus. Või näiteks meie kaunil 5. aasta ajal minna kas nende suppidega või nende paadikestega näiteks metsa vahele vee peale sõitma, kui üle ujutab meil seal Lõuna-Eestis. Just, et metsa vahel sõita mingi nagu pruutrietuses siis paatidega või suppidega, miks mitte. Käia kusagil Saaremaal nende kaljunukkide ääres. No selliseid ägedaid kohtasid on Eestis ka, väga ägedaid tegevusi saab ka siin teha, siin saab samamoodi käia helikopterilende tegemas, saab kuuma õhupalliga lennata, ka siin saab ägedates restoranides privaatseid õhtusööke teha. Täiesti võimalik ka siin. Ja kui palju selleks umbes võiks raha arvestada? See loomulikult sõltub jälle nendest soovidest on ju hästi palju, et tõesti, kui ma juba helikopterit tahan, siis see on oluliselt kallim, kui lihtsalt võib-olla rabasse minna. Jaa, eks ma ütlen ausalt, ma ei ole Eesti teenuse jaoks endale hinnakiri isegi kokku pannud, sest hetkel minu hinnakiri USA ja Kanada klientidele sisaldab ka minu reisikulusid ja see on väga suur osa sellest, mis mul ära katta tuleb, on reisikulud, puhtalt kõik need lennud, majutus, mitu ööd, toidud, autorent, kindlustused, kõik need asjad, et see läheb päris palju maksma ja kui ma need välja jätan, siis Eestis see teenus on kindlasti odavam kui see, mida ma täna pakun Itaalias, aga eks see sõltub puhtalt siis pruutpaarist ja nende soovidest. Mis see alates enam-vähem on, kui ma nüüd tahangi Itaalias teha sellist asja? Nagu kogu reis... No nii. Suurusjärk lihtsalt kust alates, et vaata seal saab alati nagu suuremaks minna. Ma arvaks jõuke 12,000–20 000 on kogu kuluna, ehk siis fotograafkorraldus pluss siis majutused, toidud, nagu kogu reisikulu, mis siis selle alla läheb, mitte ainult siis minu teenus.
jah, et kogu pulm siis kokku nii-öelda enda omad. Et see konkreetne teenus nüüd ei ole nendele klientidele, kes mõtlevad, et abielluks kahekesi sellepärast, et see on odavam. See võib olla üks põhjustest, aga minu klientidel see ei ole peamine põhjus. Need, kes minuga sellise pulmi tulevad tegema, nemad tahavad elamust. Nad ei taha külalisi, nad tahavad olla kahekesi, sest see on see, kuidas nad tunnevad ennast kõige mugavamalt, nad ei taha olla tähelepanu keskpunktis ja see on nagu see põhiline põhjus, et nad tahavadki midagi ägedat seikluslikku, aga nad tunnevad, et see lihtsalt registreerimas käimine ja õhtusöök on liiga vähe, et nad tahavad midagi ägedat. Kas mõni on teinud ka sellist kuidagi otselülitust ma ei tea, lähedastele või kodustele, kui te teete seda või pigem on see, et tehakse siis pärast mingi videokokkuvõte või pildid või mingi üritus? See on nüüd erinev, mõned pruutpaarid hoiavad täiesti saladuses selle, et nad üldse abielluvad on ju ja siis tulevad koju, siis üks pruutpaar näiteks jaanuaris abiellusid, veebruaris oli tal sünnipäev, kutsus siis sõbrad külla, perekonna külla selle sünnipäeva raames ja siis andsid seal teada, et nad nüüd käisid tegelikult abiellumas, näitasid pulmapilte, pulmavideot ja siis sellisel viisil andsid teada. On ka neid, kelle perekonnad teavad sellisest plaanist, enamikul tegelikult teavad, et nad tahavadki kahekesti abielluda, nad on nüüd sinna minemas ja perekond teabki, et kuidas kunagi. Mida sa soovitad nendele inimestele, kes ka tunnevad, on, ma ei tea, näiteks lapsega kodus või tunnevad, et nad tahavad karjäärimuudatust ja ei tea täpselt, mida siis teha, et mida need inimesed võiksid teha? See on nüüd väga hea küsimus. Ma tean, et sina ka mõtlesid neid oma iseloomuomadusi, on ju, mis sulle meeldib teha, täpselt kujutasid mingeid pilte ette, on ju, et kas see on see, mida ma tahan teha või mõeldagi, et nii, kui mul ei ole raha, ei ole üldse teemaks, on ju, mida ma siis teeksin või mida mulle lapsepõlves meeldis teha, et võib-olla mingid selliseid asju kraadida. Ja kindlasti see mõte, et mida sa teeksid siis, kui sa ei peaks raha pärast muretsema. Ma arvan, et see on väga hea indikaator selle osas, et mida sa tahaksid igapäevaselt teha, kui raha ei ole motivatsioon. Et see on kindlasti üks hea asi. Mina leidsin, et oli väga abistav see, et ma kuulasin väga palju podcaste ja mitte ainult siis fotograafiaalaseid, vaid üleüldiselt ettevõtluse alaseid ja ka valdkonna väliseid, sest see võib sinuni tuua ideid, kuidas mingiseid situatsioone lahendada, mis näiteks sinu valdkonnas veel ei ole selliselt töös. Aga see võib sulle anda inspiratsiooni ja see võib siis anda ka äriidee, et kuidas seda siis ellu viia. Võib-olla sa saad 2 valdkonda üldse ühendada, mis on ju ka väga hea ärilises mõttes. Jah, et me igaüks oleme unikaalne, et üks näeb nagu kuidagi ühte seda nurka, teine näeb nagu teist nurka ja tundub, et lihtsalt turul nii palju pakkujaid on juba, on ju, aga et võt, tegelikult sellist unikaalset inimest jällegi ei ole, on ju, mida mina suudan näiteks pakkuda. Ja julgege eristuda turu keskmisest pakkujast, sest kui sa võtad, ütleme näiteks Eesti perefotograaf 150 € tund, sul on 3 teenusepakkujad, kelle vahel valida, kelle käekiri sulle meeldib, kõigil on sama hind, kõigil on sarnane käekiri. Mille alusel sa valid? Mis on see, mis sind eristab täna nendest? Üks asi, millega sa saad eristada, ongi see, mida sa neile pakud, et see pakett lihtsalt sisaldab rohkem neid asju, mida nad võiksid tahta, aga kui hind on ainus kriteerium, mis sind eristab, siis hind on ka see põhiline faktor, mille alusel otsustatakse. Et mulle meeldis üks teine Harija USA-st, kes tõi välja pulmafotograafide hinnaklassid USA-s siis. Võtame siis päevane pulm. Kui sa oled alla 3000, siis sa oled nii-öelda budget kliendi teenusepakkuja. Kõik otsused tulevad puhtalt rahast lähtuvalt. Sa võid, üks küsib 2400, teine küsib 2500, 2400 võidab, sest hind on põhiline motivaator. Kui sa küsid seal 3000 kuni 6000, siis see on kõige teenusepakkuja tihedam klass. Seal on väga palju teenusepakkujaid ja väga raske on kliendil tegelikult valikut teha, sest kõigil on väga sarnane hinnaklass, neil on väga sarnased portfooliod ja seda on raske eristuda ja leida tegelikult neid kliente. Kui sa lähed nüüd sealt üles 7 kuni 10 000 näiteks, siis sa jõuad juba selle klientuurile, kes hindab rohkem seda teenuse sisu ja tahavad paremat kvaliteeti ja hind on vähem faktor. Aga mingil määral siiski mängib veel rolli. Ja kui sa jõuad seal 10+ 1000 klientuurini, kus ka mina tänaseks olen, siis
see klientuur, kui ma vähegi saaks soovitada, proovige selle klientuurini jõuda, sest nad on hoopis teistsugused inimesed, kui sa oled valmis pulma nagu fotograafi koordineerija eest maksma 5-kohalisi summasid, siis sa ilmselgelt esiteks oled rahaliselt kaetud. Sa oled teinud elus rahaliselt häid otsuseid, sul on ärid üles ehitatud, sa oled kogunud ja raha ei ole enam põhiline motivaator ja sellised inimesed on palju vabamad, murevabamad ja nendega on väga mugav koostööd teha. Nad annavad sulle 100% usalduse, näiteks minule kunstilises mõttes, milliseid pilte teha, kuidas see päev korraldada, mis võiks olla neile parim. Nad ei kontrolli, nad ei saada mulle pilte tagasi, kuule, kas sa saaksid siin midagi parandada või mitte, sest nad tõesti usaldavad, nad armastavad kõik, mis sa teed, sest nad näevad, et sa teed seda südamega. Nad on väga siirad, heatahtlikud, hoolivad ja ma ei ole veel kordagi kohanud seda, mida tihtipeale arvatakse, et kui sa töötad rikaste inimestega, et nad on sellised ära tõusnud, ülbed, 0 kogemust. Väga head inimesed ja selliste inimeste jaoks on väga hea töötada. Ja teiseks see on ka natukene, kuidas ma ütlen, turvalisem variant ärilises mõttes. Ütleme, et tuleb näiteks majanduskriis. Kes sellest kõige rohkem löödud on? Keskklass ja madalama palgalised inimesed. Need on need, kes saavad kõige rohkem pihta. Need inimesed premium- ja luksusklassis, kellel on finantsiline puhver olemas, nad on sellest vähem löödud, nemad saavad enda teenusepakkujate otsimisega jätkata. Nemad saavad oma pulmi ikka korraldada edasi. Nemad ei ole sellest löödud. Ehk siis see nagu klientuur on turvalisem ka sinule ettevõtjana. Et see oli üks põhjus, miks ma algusest peale tahtsin sinnani välja jõuda. Aga ma ütlen ausalt, ma olen natuke üllatunud, et ma nii kiiresti selle klientuurini jõudsin. Aga no see on väga tore. Aga see on ikka täpselt see, et unista suurelt ja mõtle suurelt ja mõtle kastist välja, tee neid julgeid samme, ja kuidagi see asi hakkab kandma sind. Ja tuleb väga suurelt mõelda. Ma mäletan aasta enne seda, kui ma hakkasin oma teenust pakkuma, ma küsisin enda fotograafia Instagrami kontolt, et kuidas saaksite teha ükskõik kus kohas, millise sessioonid iganes tahate. Ükskõik kus kohas, hind ei ole määrav, asukoht ei ole määrav, raha ei ole määrav. Unista suurelt. Ja üks mu tuttav siis kirjutas, et tema teeks kuuma õhupalli lennu mägedes. Ja siis mõtlesin, et issand, see on nii nagu out of the box, siis kuidas ta sellise mõtte peale, et see tuli nagu nii äge oleks sellist asja pildistada, aga nagu come on. Seda teevad need fotograafid, kes on võib-olla 10-15 aastat äris olnud ja juba väga kauaaegsed fotograafid. Ja siis aasta aega hiljem, mida mina tegin, korraldasin kuuma õhupalli lendu Dolomiitides ja siis, kui see hetk kohale jõudis, ma hakkasin seda korraldama, mõtlesin, et issand, ma unistasin ja see on tänaseks teoks saanud. Täiesti uskumatu 1 aastaga. Ehk siis, kui sa hakkad nagu sinna poole neid samme tegema ja nagu lihtsalt hakka tegutsema. No ma arvan, see, mis ma tahan öelda, on see, et hakake tegutsema. Ettevõtlus on miski, mida sa õpid praktikas kõige rohkem, kõige kiiremini. Ehk siis hakka tegelema ja siis küll need asjad jõuavad sinuni. Mis veel järgmine selline crazy idee on, mida sa mõtled, et seda tahaks proovida või üliäge oleks, kui keegi tuleks selle mõttega? Ma väga tahaks minna Dolomiitidesse tegema mägironimist pulmariietuses. Ehk siis nagu füüsiliselt saad traksidega asjadega kinni ja ronid mööda vertikaalset kaljut üles. Ma olen näinud, seda on USAs tehtud, seal on omad nipid ja vajalikud pulmarietused, mis seda võimaldavad, aga et seda tahaks kindlasti ära teha. Ja nüüd 2 nädala pärast on mul esimene helikopteri pulm Dolomiitides ka, mille üle ma olen väga elevil. Et see on ka üks asi, mida ma kindlasti väga ootan. No väga äge, anna teada, kui see ronimise asi siis tehtud on. Ma arvan, et teeme pakkumise aasta pärast. Ma arvan, jah. Vaatame. Jah, just. Aga jaa, et kui nüüd kuulaja ka mõtleb, et kuidas siis seda järgmist sammu teha ja edasi minna, kindlasti on hästi oluline siin see pere. Et kes on sinu see kaaslane, mis tüüpi tema on, et ma mäletan, ma küsisin sinult ka, et kui sina jälle niimoodi kaod on ju, et mis tüüpi su nagu mees on või kuidas te ka rahaliselt nagu plaanite oma asju, nii rahaliselt kui ajaliselt? Jah, see tööelu ja pereelu tasakaalustamine on, ma arvan, et iga ettevõtja suur küsimus, et kuidas seda toimima saada. Ja ma arvan, et see on selline õppimise protsess, et kõik asjad ei peagi algusest peale paigas olema, sa lähed lihtsalt vooluga kaasa, vaata, kuidas läheb. Minul on väga-väga hea abikaasa, suurepärane isa ja minu vanemad ja ka minu abikaasa ema elab küllaltki lähedal.
ehk siis kui mina olen ära, siis ma enamasti olen selline 1 kuni 3 nädalat korraga ära, ma proovin võimalikult palju pulmi ühe reisiga ära teha, et siis tema on lastega. Õnneks tänaseks on mõlemad lapsed juba lasteaiaealised, nad saavad lasteaias käia, see võimaldab ka abikaasal tööle edasi käia. Aga jah, ja kui on tõesti lapsed jäävad haigeks selle reisi ajal või mis iganes, siis abikaasa saab võtta hoolduslehe ja ülejäänud ajal, kui ma olen kodune ja lapsed on haiged, siis saan mina olla kodus lastega ja nii ta meil siis käib. Ja minu meelest üks äge nüanss veel sinu lapsepõlvest, jällegi tervitused su emale ja isale, kes on selliseid asju ette võtnud ja võib-olla sellist ka lapsepõlve sulle pakkunud, mis minu jaoks oli üllatus, oli see IFU vahetusprogramm. Et räägi lähemalt, kui palju teil on käinud, võib-olla mõne sõnaga kuulajale ka, et mida see tähendab, on ju, et siis nad saavad aru. IFU programm on siis vahetusõpilasprogramm, see on siis lühend Youth for Understandingust ja meie peres on käinud väga palju vahetusõpilasi. Ma ei tea, mis see tänane seis on, aga meil viimased paar aastat enam ei ole olnud ühtegi vahetuslast, aga mingi hetk me olime ka Eesti rekordpere, kellel on olnud kõige rohkem vahetuslapsi. Meie peres on siis olnud 14 vahetuslast, kes on siis olnud aastase programmiga. Ehk siis minul on võetud õdesid, mul on muidu 3 venda ja siis me hakkasime mulle õdesid võtma ja nii ta jäigi käima. Ja nad elasid sinu toas, ma mõtlesin, et täpselt see, et sa tuled veel, et see tegelikult võõras laps tuleb sinu tuppa elama, on ju, et kuidas, nagu, ma ei tea, see oli minu meelest nagu vau, et mis sa sellest ka õppisid või kogemusi said või? Ma ütleks, et see on väga palju silmi avardanud. Ühelt poolt jah, see keeleline oskus, suhtlusoskus, kuidas see, kui me hakkasime võtma neid vahetuslapsi, mis ma olin varapuberteedi eas, ega ma väga palju veel keeli ei rääkinud ja kuidas sa siis räägid inimesega, kes eesti keelest üldse aru ei saa. Ja ta on sinu toas veel on ju elab. Me oleme ühes toas on ju. Et kogu see kehakeel ja keeleõppe ja ka see, et sa õpid tundma erinevaid kultuure, kuidas nende kodudes asjad käivad ja mitte ainult see, et kui sa näiteks käid turismireisil, sa näed ju mingit aspekti sellest kultuurist, sa näed seda üldist pilti, aga see, kui keegi elab sinu kodus ja sa näed seda, kuidas ta igapäevaselt elab, see on ju hoopis teine asi tegelikult. Ja see pani kuidagi mõistma seda, et iga vahetuslaps on hästi erinev ja iseloomud on erinevad, kultuurid on erinevad, nende perekonnad on erinevad ja selle tõttu ei saa mitte ühtegi last võtta nagu ühe puuga, et sa ei saa nagu eeldada, et tema vahetusaasta tuleb täpselt samasugune nagu eelmisel oli, et üks tegi nii oma vahetusaastal, temal nüüd ka kindlasti sellega õnnestuks. Ei pruugi, sest inimesed on erinevad. Meil on olnud väga tugevaid ekstroverte, meil on olnud väga tugevaid introverte, kus alguses mõtled, kas ta üldse saab hakkama, et kas ta üldse nagu kas ta üldse räägib minuga või? Ja samas neil oli väga äge vahetusaasta, aga see oli hoopis teistsugune. Ja vahetusaasta lõpuks olid nad ikkagi nagu uued inimesed, sest nad avanesid selle kõige käigus, nemad õppisid väga palju meie kultuuri kohta, nad leidsid ise ennast. Et siis ma arvan, et see on ka asi, mida mina täna ise lapsevanemana proovin rakendada, et mul on küll 2 tütart, kes on ülisarnased, aga nad on ikkagi erinevad isiksused ja ma ei võrdle neid. Nad võivad olla sellised, kes nad on ja see on täiesti okei. Et see on kindlasti üks asi, mis ma olen nagu sellest vahetusõeks olemise rollist endaga kaasa võtnud. Ja jällegi see sama, et ei ole see, et sa oled linnas, sa oled lähtel, on ju. Teil oli oma maja? Või kui teil need vahetusõpilased olid, kas siis teil oli nagu oma maja või te elasite korteris? Mul vanematel on oma maja ja siis seal need vahetuslapsed ka olid. Ja, et tõesti võib-olla selline üleskutse ka, et inimestele, peredele, kes ei ole nii-öelda linnas ei ela, et vabalt võib sellise programmiga kaasa minna. Muidugi. Seal on kindlasti omad plussid-miinused ja sellised asjad, millega peavad arvestama, on ju, ja miks mitte kas või sinult on ju nõu küsida või sinu vanematelt, et mida nagu arvestada ja millele mõelda. Aga sa ise käisid ka vahetusaastal? Käisin. Et kuidas sa valisid, kuhu siis minna ja mis klassis sina käisid? Mina läksin vahetusaastale pärast 9. klassi. Ma leidsin, et see on hea hetk nagu klasside vahel, et siis niikuinii 10. minnes klass vahetub, et mul ei tekiks 2 klassivahetust, ehk siis ma käisin pärast 9. klassi ja mina käisin Saksamaal ja minul on natukene teistsugune lugu, et tavaliselt siis minnakse vahetusperre, kes üldse koha pealt leitakse. Mina leidsin iseenda vahetuspere ja me tegime vahetuse nii-öelda täisvahetuse, ehk siis paar aastat enne seda, kui mina vahetusaastale läksin, oli meie peres sakslane Isabel,
kellega meil oli väga hea klapp, me saime ka tema perega väga hästi läbi ja siis tuli ka otsus, et ma lähen tema perre. Et me teeme nagu täisvahetuse, Isabel oli minu peres ja mina läksin tema perre. Et sellel hetkel, kui mina seal olin, muidugi tema enam kodus ei elanud, tema juba oli suur ja reisis mujal maailmas ringi. Aga mul oli ikkagi 2 vahetusvenda seal ja mul oli väga äge vahetusaasta. Ma leidsin seal endale üliägeda Saksamaa võrkpallivõistkonna, kus ma käisin mängimas, jätkasin võrkpallitreeningutega. Nendega hiljem korraldasime nagu spordilaagrid, nemad tulid terve Saksamaa võistkonnaga Eestisse. Tegime siis treeninglaagri koos minu Eesti võistkonnaga ja siis avaliku mängu teineteise vastu ja ka minu Eesti võistkond käis siis Saksamaal neil külas, me tegime seal samamoodi treeninglaagri ja avaliku mängu ja sellise väikese kultuurivahetuse võrkpallivõistkondadega ja siiani suhtlen väga palju enda vahetus perekonnaga, võrkpallisõpradega, oma võrkpallitreeneriga isegi, kes on tänaseks pea 70 meesterahvas, aga ta on nii armas ja nii siiras ja me oleme siiani kontaktis, et need kontaktid on siiani olemas. Issand, vahetusaastast on juba 15 aastat möödas. mis koht see täpsemalt Saksamaal oli, kus sa olid? Mina olin Kesk-Saksamaal Frankfurdi lähistel ühes Tartu suuruses linnas. Ja siiani ei kahetse. See on tänaseks minu jaoks väga palju uksi avanud, eelkõige just tööalaselt. Ja kuna ma räägin vabalt saksa keelt, siis see on väga palju uksi avanud. Mul on olnud mitmeid töökohtasid täiskasvanu eas, kus saksa keel on mind väga palju aidanud. Ongi mõni töö on olnudki täiesti saksakeelne, mõni on selline, kus on nagu kasuks tulnud. Ja ka täna oma töös Dolomiidid on küll Itaalia, aga ta on niivõrd Austria piiri lähedal, et see on saksa keelt kõnelev piirkond põhiliselt ja sealsete teenuste pakkujatega ma räägin saksa keeles. Ja tänu sellele nad on mulle väga tänulikud, et nad ei pea inglise keelt purssima ja me saame asjad kiiremini ja paremini lahendatud. Tundub, et ükskõik kuhu sa oma niimoodi käe paned, siis asjad hakkavad juhtuma, et see sama projekti juhtimine on sul vist ikkagi lapsepõlvest juba kaasas, et see ei ole see, mida sa küll õppisid võib-olla seal koolis ka ja praktiseerisid, aga see on sul tõenäoliselt juba varasemast lapsepõlvest. Ja ma arvan, see tuli tänu vahetusõpilastele, et kui meie peres oli vahetuslapsed, siis ma üsna kiiresti viisin selle juhtme kokku, et need vahetuslapsed, kes on initsiatiivikamad, neil see vahetusaasta läheb ka paremini. Ja kui mina läksin vahetusaastale, siis ma otsustasin ka, et see on nagu tavaline, et kui sa lähed kohale esimesed paar nädalat, kõik tunnevad su vastu huvi, tere, kes sa oled, kust sa tuled, kuidas sul kodus see kultuur on, räägi natuke lähemalt. Pärast paari nädalat see vaibub. See on täiesti normaalne. Ja see on see hetk, kus sina pead hakkama nüüd ise initsiatiivi üles näitama, et sina tahad seal kultuuris olla, sa tahad seda keelt õppida, sa tahad aru saada, kuidas nende asjad toimivad. Sa pead olema ise initsiatiivikas, sest kui sa ei näita välja, et sa tahad seal olla, siis ega nad ei viitsi sinuga väga suhelda ka, olgem ausad. Ja see on igas kultuuriruumis. Samamoodi kui meie kultuuris on ju erinevad, Eestis on siin erinevatest kultuuridest inimesed, kui nad ei näita välja seda, et nad tahavad siin olla või üldse ei pinguta, siis ega me ka väga neid ühiskonna osaks ei taha ju võtta. Eks see on selline tavapärane inimese psühholoogia, eks ole. Ja mina otsustasingi siis vahetusaastale minnes, et mina olen see initsiatiivikas. Võtan ohjad enda kätte, ma veendun selles, et ma kutsun sõpru külla, ma leian endale võrkpallivõistkonna, ma lähen ja tegutsen. Ja mul oli väga tihe graafik seal. Ma käisin võrkpallis, ma käisin jalgpallitrennis, ma käisin oma vahetusvennaga kaasas tai-boksi trennis, mis oli tegelikult täiesti meeste trenn, aga nagu, nad võtsid mu kampa, sest ma ise küsisin. Ja ma sain tänu sellele nii palju tuttavaid, nii palju uusi kogemusi ja see initsiatiivikus ja ohjade enda kätte võtmine on kindlasti üks asi, mida ma väga palju endaga kaasas kannan ka täna ja mida ma ka täna ettevõtluses olen ju teinud, et ma ise võtsin kätte, et ma ehitan endale üles äri, mis seob kõik need asjad, mida mina enda elusse tahan ja siis ma lihtsalt teen seda. Mina ise otsustan, kuidas minu elu läheb ja see ongi see vastutus, elu eest vastutuse võtmine. Just. Aga kas sa näed, täna olles ise lapsevanem ja mõeldes oma vanemate peale, et mis on võib-olla see, mida lapsevanemad saavad siis oma lapsele kaasa anda või kuidagi toetada, et jah? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et ühelt poolt jah, see sama ka, mis ma enne mainisin, et iga laps on indiviid, neid ei saa kõik ühtemoodi kohelda ja et anda neile võimalusi kogeda erinevaid asju. Kui ma mõtlen tagasi enda lapsepõlve peale, siis minu vanemad mitte kunagi ei sundinud mind mingisesse erialasse või mingisesse hobisse.
ma proovisin lapsena ära, ma arvan, 20+ erinevat hobi nagu, sest kool pakkus, meil oli tasuta võimalik ja siis ma käisin ja proovisin, kuni ma leidsin enda jaoks need hobid, mis mulle meeldisid ja millele ma siis ka hiljem nagu pidama jäin. Üks nendest oli võrkpall, ma olen lõpetanud muusikakooli ja väga palju aastaid laulmas käinud ja need olid need, mis siis minu hinge toitsid, milleni ma jäin ja ma olen väga tänulik oma vanematele selle eest, et nad ei surunud mind mingisesse kasti. Ja üks nagu näide, mis mul lapsepõlvest meeles on see, et minu ema on eesti keele ja kirjanduse õpetaja ja minu vanemad vennad nooruses lugesid omajagu palju. Minule ei ole kunagi lugeda meeldinud, et natuke ATH-ga raske nagu keskenduda ka, onju. Ma võin podcast'e kuulata, aga raamatu lugemine minu jaoks alati raske olnud. Ja eks ikka tuli siis kommentaar, et kirjanduse õpetaja tütar, et kuidas sa siis ei loe, onju. Ja minu ema mitte kunagi ei halvustanud, aga tema ütleski, et aga tal on teised hobid, millest ta on tugev. Ta astus minu kaitseks välja ja ütles, et see on okei. Et ma ei pea minema tema jälgedes. Ja see on mul nagu lapsepõlvest meeles. Ja võib-olla ka selline asi, mida ma täna ka endaga jälle kaasas kannan, et kui mina lapsi kasvatan, ma proovin ka neile anda võimalusi erinevaid hobisid proovida. Nad ei pea kõigele pidama jääma ja see on täiesti okei, sest me kõik ju katsetame elus, mis meile meeldib, mis ei meeldi. See on see, kuidas me õpime ennast tundma. See on see, kuidas me saame aru, kus meie enda piirid lähevad, mis on okei, mis ei ole. Et peabki katsetama. Jah, see toetus siis, et tõesti võib-olla mõni ei ole nii initsiatiivikas kui sina on ju. See on ka okei. See on ka okei. Et aga leida siis seal see kuidagi see oma nišš üles või see, mida sulle siis meeldib teha ja tõesti aksepteerida seda, et täpselt õpetaja laps on ja kuidas siis nüüd nii on ju. Just. Et seda, kuidas see laps siis ennast tunneb selles keskkonnas. Just. Kas on midagi veel, mida me kuulajad võiks teada, sest ega mina ka sinu kohta väga palju ei tea, et nii palju, kui me selle aja jooksul jõudsime üksteist tundma õppida? Jah, ma arvan, et minu soovitus on, et ettevõtjatele või kes tahavad tegeleda ettevõtlusega, et proovige leida see hea teenus, mis ühendaks need oskused, mis teil on ja need asjad, mis teile meeldivad eelkõige. Ja et siis ei teki seda, et sa teed tööd, mis sulle ei meeldi. Et vali ikkagi valdkond, mis sulle meeldib, mis sind kõnetab ja proovi siis leida viis, kuidas see toimima saada enda perega ja ka rahalises mõttes, et see, et me tihtipeale arvame, et keegi ei ole valmis maksma selle teenusest rohkem või et ma ei saa sellega elatist teenida, ma arvan, et see on müüt. Et sa pead lihtsalt leidma need kliendid. Kui sa tahad leida klienti, kes on valmis 10 000 või rohkem maksma, siis see on võimalik, sa lihtsalt pead need üles leidma. Võib-olla oma teenuse vastavalt siis ka kokku panema, sest need kliendid on olemas ja see, et meie ei ole valmis maksma seda summat, ei tähenda, et teised ei ole valmis seda maksma. Maailmas on väga palju inimesi, kes on väga maksejõulised. Et ma selle koha pealt natukene inspireeriks, et mõelge natuke suuremalt ja võib-olla veel suuremalt, kui te arvate, et te võiks mõelda, sest need asjad kipuvad nagu ellu minema siis, kui sa päriselt hakkad sinna suunas liikuma ja need asjad päriselt kätte võtad. Ma arvan, et see on üks selline asi, mida ma tahaks edasi anda, sest ma ise tunnen, et nüüd olles see, kes ma olen, tehes seda, mida ma teen, nagu sa ise ütlesid, mul silmad säravad ja ma tunnen, et ma nüüd tunnen, mis on see õige elamine, nagu suure algustähega elamine. Et enne oli pigem selline eksisteerimine, proovid igapäevaselt hakkama saada, päev korraga, nii edasi, aga nüüd ma tunnen seda elevust elu üle ja see on väga joovastav, see on selline natukene isegi adrenaliini ja sõltuvust tekitav tunne, aga nüüd ma tõesti tunnen, et ma ei taha sellest tundest lahti lasta ja ma tahan elu lõpuni hoida seda elevust elu osas ja mitte jääda lihtsalt eksisteerima, vaid et ma päriselt elan ja kogen ja ma ei lõpeta elamuste leidmist enne seda, kui ma päriselt seal maal olen. Seda kuidagi voolamist just, ja sellest tõesti eluenergias olemist. Just. Ja samas seda tasakaalustamist ka on ju, et teadlikult mingite asjadega hei ütlemist ja mingitel asjadel suure tähega jaa ütlemist. Just. Ja see, et sa millelegi ütled ei tähenda, et sa nagu ei, sa ütled jah sellele, mis on sinu jaoks tähtsam. Et võib ka julgelt öelda mõnel asjal ei. Suur aitäh sulle, Eva ja Hanna. Aitäh kutsumast. Et selle jagamise eest ja ma usun, et meie kuulajad saavad ka siit sellist inspiratsiooni, nii nagu mina sain. Ja mõtlesingi, et võib-olla peakski sellise Eesti peal tiiru tegema, et suvel uurima erinevatest paikadest selliseid säravaid inimesi, et kes kuulevad, võite julgesti mulle kirjutada, on see siis Messengeri või siis rahasjale teabekeskused gmail.ee
et andke märku, et just ka sellised inimesed, kes on valmis seda jagama, et üks asi on see, et meil on ümber inimesed, väga palju inimesi, kes teevad väga ägedaid asju, aga oluline on see, et nad tahaks seda jagada ja võib-olla ka oskaksid jagada, et sina tulid minu meelest sellest väga hästi välja ja suur aitäh sulle ja mõnusat siis suve jätku ja neid ägedaid projekte. aitäh sulle kutsumast.